Tere tulemast! Täna proovime lahti harrutada ühe Euroopa vanima mõistatuse, mille keskmes on just nimelt eesti keel. See on üks uskumatu lugu, mis viib meid rännakule läbi aastatuhandeid ja üle mantrite, et leida vastus ühele väga konkreetsele küsimusele. Ja see küsimus on, miks kõlab eesti keel oma naabrite, näiteks lätlaste, venelaste või rootslaste keeltest nii totaalselt erinevalt? On ju selge, et eesti keel ei kuulu nendega samasse perre. See on justkui keeleline saar keset suurt Indo-Euroopa merd. Ja et sellest aru saada, peame ajas ikka väga kaugele tagasi minema. Vastus peitub milleski, mida nimetatakse uurali keelkonnaks. Mõelge sellest kui ühest suurest ja iidsest perekonnast, kuhu kuulub umbes 30 keelt. Meile on muidugi kõige tuttavamad soome ja ungari keel, aga tegelikult ulatuvad selle perekonna juured kaugele Siiberisse. Olgu, aga kuidas me üldse saame nii kauge mineviku kohta midagi teada? Tänapäeval on meil selleks lausa 2 ülimalt võimsat tööriista, keeleteadus ja geneetika. Ja just need 2, sõnad ja DNA, jutustavad meile koos loo, mida kumbki neist eraldi ei suudaks. Mis siis teeb eesti keele nii teistsuguseks? Esiteks, see on aglutineeriv keel. See kõlab keeruliselt, aga tegelikult tähendab see, et me lihtsalt liidame sõnatübele igasugused lõppe ja liiteid juurde, et tähendust muuta. Näiteks sõnas majateski. Teiseks, meil on vokaalharmoonia ja meil pole grammatilist sugu. Neid jooned on Euroopas üliharuldased, aga samas väga sarnased keelelistele mustritele kuskil Põhja-Aasias. Ja see ongi meie esimene suur vihje. Aga oodake, see pole veel kõik. Keeleteadus annab vihjeid, ent tänapäeva geneetika on see, mis muudab kahtlused peaaegu kindluseks. Meie esivanemate teekond on jätnud jälje, mis on tänaseni meie geenides täiesti loetav. Mida siis teadlased leidsid? Kui nad uurisid uurali keelte kõnelejate geneetilist koodi, avastasid nad ühise Siiberi geneetilise jälje. Tõsi, eestlastel on see jälg üsna väike, aga see on olemas. Samal ajal kui näiteks Siiberis elavatel nangassaanidel on see väga tugev. See on nagu peenike niip, mis ühendab meid kõiki ühise päritoluga. Ja siin ongi see, mida võiks nimetada otsustavaks tõendiks. N-suitsupüss. See on I-kromosoomi haplogrupp N. Mõelge sellest nagu geneetilisest perekonnanimest, mis pärandub ainult isalt pojale. Ja just see marker viitab eksimatult Ida-Aasia päritolule ning on levinud paljude uurali rahmaste, sealhulgas ka meie eestlaste seas. See ongi see puuduv lüli, mis seob meid iidse Siberiga. Okei, nüüd kui kõik niidid viivad itta, lähme teeme selle reisi kaasa. Kerime aega umbes 4000 aastat tagasi ja vaatame, kuidas see eepiline rännak üldse alguse sai. Meie lugu ei alga mitte siin, Eestis, vaid tuhandete kilomeetrite kaugusel Baikaljärve ääres. Just siin segunesid umbes 6000 aastat tagasi Ida-Aasiast tulnud rändurid Siiberi iidsete põliselanikega. Ja sellest segust sündiski täiesti unikaalne geneetiline ja keeleline pärand. Proto-urali algkeel. Aga siis, umbes 2200 aastat enne Kristust, muutis üks tehnoloogiline revolutsioon absoluutselt kõike. Arheoloogid on sellele andnud nime Seima-turbiino fenomeen ja see polnud mingi väike muutus. See oli pronksi valutehnoloogia enneolematu levik, tõepoolest, välkkiire innovatsiooniplahvatus. Just see andiski meie esivanematele eelise, mis võimaldas neil alustada oma suurt rännakut. Kujutage neid ette, rändavad sõdalased ja maisterlikud metallivalajad. Liikudes mööda taigas suuri jõgesid läände poole, põrkasid nad uuralite kandis kokku Indo-Euroopa hõimudega. Ja see suhe oli keeruline. Ühelt poolt vahetati kaupu ja lainati sõnu nagu mesi ja sada, aga teiselt poolt lainati ka sõnu nagu ori ja mürk, mis viitavad ikka päris pingelisele ajale. Aga see suur rändelaine ei püsinud igavesti koos. Nagu ajaloos ikka, hakkasid teed lahku minema. Ja see üks suur rahvas jagunes erinevateks rühmadeks, millest igaüks arendas välja oma keele ja kultuuri. Vaatame, kuidas see täpsemalt juhtus. Kõige lihtsam on mõelda sellest nagu suurest sugupuust. Alguses oli tüvi, see proto-uurali keel. Siis see hargnes 2. Samojeedi keeled, mille kõnelejad jäid Siiberisse ja soome-ugri keeled, mis liikusid läände. See läänesuunaline harru jagunes omakorda. Ühest osast said ungarlaste esivanemad ja teisest, Soome Permiharust, kasvasidki välja Läänemere soomlased. Ja just siia kuulume ka meie, eestlased. Ja mis siis juhtus, kui meie esivanemad lõpuks siia Läänemere kallastele jõudsid? Siin ei olnud tühi maa. Nad segunesid siinsete põliselanikega. Ja huvitav on see, et sisserändajate geneetiline jälg jäi tegelikult üsna väikseks, aga nende keel levis laialdaselt. Sisuliselt andis väike, aga edumeelne grupp oma keele edasi siinsele suuremale rahvahulgale.
nii kujuneski välja tänapäeva eestlaste unikaalne profiil. Aga see iidne rännak on tegelikult alles loo algus. Eesti keele ja meie rahva lugu on ka lugu uskumatult vastupidavusest ja ellujäämisest läbi sajandite pikkuste katsumuste. Mõelge korraks sellele ajajoonele. Pärast siia Läänemere äärde jõudmist oleme olnud sajandeid taanlaste, sakslaste, ruutslaste ja venelaste võimu all. Iga uus valitseja tõi kaasa oma keele ja kultuuri. On lausa ime, et eesti keel ja identiteet on selle kõige keskel mitte ainult ellu jäänud, vaid õitsevad täna iseseisvas riigis. Aga vaatame korraks laiemat pilti. Kuidas meie perel, Uurali perel üldiselt läheb? Ja see siin. See võib teil olla üllatuseks. Kõigist Uurali keelte kõnelejatest maailmas moodustavad ungarlased üle poole. Eestlasi on umbes 5%. See paneb meie keele püsima jäämise veelgi erilisemasse valgusesse. Ja siit tulebki see karm reaalsus. Kuigi eesti, soome ja ungari keele läheb võrdlemisi hästi, on paljud meie sugulaskeeled Venemaal ja Siberis suures ohus. Mõned, nagu meile nii lähedane liivi keel, on juba läinud. Igaveseks. See näitab, kui habras on keeleline pärand ja kui oluline on tegelikult selle hoidmine. On üks soomekeelne sõna, mis justkui võtab kogu selle 4000 aasta pikkuse elujäämisloo olemuse suvepäraselt kokku. See sõna on sisu. See tähendab murdumatut tahtejõudu, sitkust ja jonni seista vastu ka kõige lootusetumatele olukordadele. Ja ma arvan, et see kirjeldab kahtlemata ka eestlaste teekonda läbi ajaloo. Niisiis, see ongi eesti keele lugu. Uskumatu teekond Siiberi metsadest otse tänapäeva Euroopa südamesse, lugu, mis on kirjutatud nii meie keelde kui ka meie geenidesse. Ja lõpetuseks jätan teile ühe mõtte. Kui meie keel ongi meie esivanemate teekonna kroonika, siis mida see tähendab meie endi jaoks tänapäeval, et see on kõigile vaatamata ellu jäänud? See on küsimus, mis seob iidse mineviku otseselt meie tänapäevase identiteediga. Aitäh kuulamast!